et seal on ilves. Ma ei saa aru, mis tal viga on. Seal on midagi viga. Ta käitub ilvesele mitte kohaselt. Põhimõtteliselt ei jookse ära ja ta on siin kohalike sõnul on juba mitu päeva niimoodi olnud. Ilmselt pean kutsuma vastavad asutused seda uurima. Kell on küll 6 hommikul, et nii vara nad ei tööta, aga natukene ootame ja siis helistame. Sest ilmselgelt tal nagu midagi on viga. Hästi ta ennast nagu ei tunne. Kuna ilves on siin põllu peal nüüd ikkagi suht nadis seisus. Siin helistasin Keskkonnaametile hommikul kõigepealt. Nemad ütlesid, et nad juba teavad sellest ilvesest juba üle nädala ja ka jahimehed teavad sellest ilvesest juba üle nädala ja nemad otsustasid mitte midagi teha. Eile ma sain kohalikult kõne, et siin on üks julge ilves. Kuna eile ma olin ära kodust eemal, siis sain tulla täna vara hommikul. Ja siin ta nüüd on. Ilmselgelt ta vajab abi. Ja nüüd ma sain lõpuks Metsloomaühingust info, et peale pikki kõnesid ja nii-öelda ilves püütakse kinni, pannakse puuri ja viiakse Maaülikooli uuringutele. Ja ma väga loodan, et on võimalik teda turgutada ja et ta saab edasi elada. Aga mind hämmastas see, et Keskkonnaamet ja teatud ametnik juba teadis nädal aega. Nagu minu teada on seaduses kirjas, et metslooma peab aitama. Abitusseisundis metslooma peab aitama. Vähemalt mitte laskma tal lihtsalt piinelda. Et eriti kui see on nagu inimtekkeline põhjus, miks ta siin piinleb. Jääb see ikka sinna? Nüüd on korras. Natukene vähemast tõmbada võrki. Kindele. Loodame, et saab terveks. Ja loodame, Tal on elujõudu küll. Tal jõudu on. Jah, et